ma jätkan samal teemal tegelikult natukene, millest õppedik täna rääkis, Jumalast meiega. Ja kui me mõtleme sellele nimele Immanuel, eks ju, või üldse erinevatele nimedele, mis piiblis on Jeesuse kohta, kas te teate palju erinevaid nimesid? Umbkaudu piibel Jeesuse kohta? Üle 10. No on veel pakkumisi. Oli rohkem kui üle 10. Ja tõs mõttes üle 10, seda on palju. Üle 10 on kindlasti, tõesti õige vastus. Aga täpselt aru. Kas keegi tahab lähemale pakkuda? Kas tuleb 100 nii kokku või? No, ma pakku. Võib-olla. Võib olla erinevad. Ligi 200 tegelikult. 200. Ligi 200 erinevat nime. Ja see näitab ka juba seda, et tegelikult sellel nimel on... Ei, see ei ole lihtsalt nimi sellisel kombel, kui meie võib-olla mõtleme, mida kõla meeldib või midagi muud, et nimedel on piiblis eriline tähendus. Ja kui meie valisime oma tütre nimi on Maria, siis ma vaatasin, mis selle nime tähendus on. See nime tähendas soovitud last, mis loomulikult oli, aga see tähendas ka vastuhakku. Siis ma abikaasaga mõtlesin, et ma ei tea, et mis, kas ikka julgelt pannes mõtlesin, okei, me võtame selle esimese poolt, seda teist poolt me ei võta, no me saime mõlemad. Nii et selles mõttes, et nimedel on tähendus, mõnikord prohvetlik. Ja Jeesuse puhul on huvitav lugu, et tõesti tema nimi või temale ei antud nime mitte ainult või mitte siis, kui ta sündis, vaid Jeesus sai nime tegelikult juba ammu enne ja me näeme prohvet Jeesajat, Jeesaja 9. peatükis ühe lapse sündi selliste sõnadega ette kuulutamas. Ma loen selle kirjakoha, kes tahab lugeda, siis Jeesaja 9.5. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Et selles mõttes on selgem, et kui kellelegi lapsele, kes sünnib, pannakse enne tema sündi nimeks muuhulgas isa, siis see ei ole mingi tavaline laps. Et see peab olema mingi väga eriline laps. Ja me näeme, et Jeesaja kuulutab siin ette Jumala enda sündimist. Ja see on selge. Aga kust me teame, et need nimed just Jeesuse kohta käivad? Sellepärast, et juudid ju endiselt ei usu, külgi nad seda Jeesaja ettekuulutust selle lapse sünnist ootavad hingevärinaga. Eile õhtul, kui ma hoteli jõudsin tagasi, ma kõndisin mööda juudi templist. Väga kõik oknad olid, šabat oli palanud ja kõik oli valge ja väga ilus selline tunne, nad ootavad siianiks seda messiat. Et kus me teame, et see käis just Jeesuse kohta? Et juutide jaoks see laps, kes Betlemas sündis, ei olnud see igavene isa ja rahuvürst ja vägev Jumal. Kui me natuke tagasi läheme, siis Jeesaja ütleb midagi ühe lapse kohta, selle sama lapse kohta ka 7. peatükis. 7.14 ütleb ta, näe, neitsi jääb lapse ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Ja nüüd läheb mööda 700 aastat sellest ettekuulutusest ja Betlemaa linnas sünnib üks laps. Ja selle lapse nime suhtes on antud väga konkreetsed ettekirjutused enne tema sündimist. Kui me avame Uue Testamendi, siis kohe alguses Matteuse 1. peatükis, salmides 22-25, loeme, nagu oleks juba kuulnud neid sõnu enne. Neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel. See on tõlkes, Jumal on meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu issand eingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, enda ei puutunud temasse enne, kui Maaria oli poja ilmale toonud ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. Need kirjakohad on üks ühele. Et see, keda Jeesaja oli 700 aastat varem ette kuulutanud, ingel ilmus Joosepile unes ja ütles, et tema, Immanuel, on nüüd tulemas. Ja et see ei ole lihtsalt mingi laps. Me mäletame kõike seda vastuolu ju Jeesuse sünni ümber, mida täna sinna ei lähe, mida Joosep kõik võis mõelda.
aga ingel ütleb talle, et see ongi see Immanuel, see, keda te olete oodanud kõik need aastad, keda te seda vabastajat, seda messiat, tema tuleb nüüd ja sa pead talle panema nimeks. Tema on Immanuel ja sa pead talle nimeks panema Jeesus. Ja võiks mõelda, et miks siis üks nimi ja teine nimi, miks koguni 200? Siis tõepoolest nendel nimedel on tähendus. Immanuel tähendab Jumal meiega, Jeesus tähendab Jumal päästja. Nii et nendes nimedes, mis kohe Uue Testamendi alguses meile nii-öelda laotatakse ette selle lapse sünni ümber, on tegelikult ju kogu evangeelium koos. Jumal meiega ja Jumal, kes päästab. Nii et kui endiselt tegelikult vaieldakse ja isegi sõditakse selle ümber, et kas Jeesus oli lihtsalt prohvet, nagu muhamedlased näiteks, islami usk arvab, et lihtsalt prohvet või lihtsalt tore mees või mina hiljuti rääkisin oma isaga, kes on palju lugenud, aga kes ei usu seda väge, kes ütles, et tal ei ole mitte mingit kahtlust, et Jeesus oli ajalooline isik, et ta oli väga karismaatiline kõneleja, aga ta ei usu, et ta oli Jumal. Aga meie näeme, usume selle prohvetikuulutuse täitumist, et ta on Jumal meiega, Immanuel, igavene isa, rahuvürst. Nii et tegemist ei olnud lihtsalt karismaatilise kõnelejaga, tegemist ei olnud lihtsalt hea inimesega, kes oskas võib-olla Jumalat seletada teistmoodi, minna sügavamale, vaid tegemist oli Jumala endaga, Jumal meiega. Ja huvitav kirjakoht, mis avab veelgi seda, et Jumal tuli meie juurde, Jumal sai osaks meist. Selle me leiame kirjas heebrealastele 10. peatükis. Ja need on Kristuse enda sõnad. Seepärast Kristus ütleb maailma tulles, ehk siis enne oma sündimist. Tapaohvrit ja roaohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle valmistanud. Põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud sulle meelepärased. Siis ma ütlesin, Jeesus kõneleb, vaata ma tulen, rullraamatusse on minust kirjutatud, tegema sinu tahtmist, oh Jumal. See on Heebra 10, 5-7. Et me näeme, et see oli Kristuse otsus enne lihaks saamist. Ja siin ta kõneleb Jumal isaga. Enne lihaks saamist pidi tema tegema otsuse saada osaks inimkonnast. Ja siin on see viide kogu ohvrisüsteemile, mida me oleme õppinud nüüd selle õppetöö käigus ka, et see seos, et Jeesus ütleb, et see oli sümbol, aga mina tulen seda täitma. Ma tulen tegema Jumal sinu tahtmist ja ihu oled sa mulle valmistanud. Nii et Kristus otsustas saada Immanueliks, Jumalaks meiega. Ta otsustas teadlikult tulla lõpuks täitma seda, millel ohvriteenistus oli 1500-1400 aastat enne tema tulekut, millele ta oli viidanud. 1400 aastat oli ohvriteenistus, 1500 aastat ohvriteenistust kestnud ja siis see, kellele kogu aeg see sümboolika osutas, terve kõik need aastad, sajad, tuhanded, tema tuli seda täitma. Ja mitte lihtsalt ohvriks, ta ei saanud lihtsalt ohvriks nii nagu lambad, sikud ja jäärad, kes küll pidi olema veatud, aga kes ei saanud ise mõistusega ju osa olla. Ta tuli ohvriks, kes mõistab meie katsumusi. Ohvriks, kes teadlikult ohverdab ennast. Mitte lihtsalt ei ole veatu, vaid teadlikult ohverdab. Ja nägime ka õppetükis, et Jumal andis Moosesele väga selged juhised ka ülempreesti riietuse tarbeks. Et selline muljet avaldav rüü, suursugune, kivid siin rinnaplaadil ja kõik need värvid, millel oli tähendus. Kuid kui Aaron pidi minema lepituspäeval kõige pühamasse paika, kas te mäletate, millise rüüga ta tohtis sinna minna? Kas ta läks selle suursuguse ülempreestri rüüga? Ei. Jumal väga selgelt ütles, et kõige pühamasse paika minnes tuleb selga panna puhtast
linasest lihtne rüü ja see ülempreestri riietus tuli maha võtta. Et miks see vajalik oli? Miks ei saanud ta minna nii? Sellepärast, et ohverdas, ohvriks sai ja patule lahenduse tõi Messias, kes sai osaks meist, kes sai lihaks, lihtsaks, inimlikuks, inimeseks. Muide, Jom Kippur sellel aastal on, ehk siis lepituspäev on 1. oktoobri õhtust 2. oktoobri õhtuni. Just. Et külgi Jeesus tuli ja täitis kõik selle, siis minule meeldib igal aastal tähele panna, millal see Jom Kippur on, sest et lõplik lepituspäev ei ole ju veel tegelikult saabunud. Nii et see on hea aeg, kus sellele mõelda, korraks peatada ja sellele mõelda. Et Jumal ise pidi võtma selle jumaliku rüü, mida sümboliseeris ülempreestri riietus ja riietuma lihtsa inimlikkusega. Et temast pidi saama sõna otseses mõttes Jumal meiega. Ja loomulikult saades inimeseks ei lakanud Jeesus olemast Jumal. Ja see on tõde, mida on väga raske, isegi võiks öelda inimõistusega võtta. Minu tark isa ei suuda seda, ei ole kunagi suutnud seda hoomata. Tema jaoks on see väga suur takistus. Aga ometi just selle mõistmisel, et Jumal sai lihaks, sai inimeseks ja samas oli jätkuvalt Jumal. Sellel on igavikuline tähendus. Sest et neid, kes usuvad, nagu ma enne mainisin, et tegemist oli lihtsalt prohvetiga, kogu islami maailm usub seda. Aga see ei anna meile päästet. Ajastute igatsusest lehekülg 24 loeme, miks see tõde, et Jumal sai inimeseks, samas oli jätkuvalt Jumal, miks see on oluline? Tsitaat algab. Meie sarnase inimesena tuli tal näidata sõnakuulelikkuse eeskuju. Sellepärast võttis ta enda peale meie olemuse ja elas läbi meie kannatused. Sellepärast pidi ta kõigest saama vendade sarnaseks, Hebra 2.17. Kui meil tuleks taluda midagi sellist, mida Jeesus poleks talunud, siis väidaks saatan otse seal samas, et Jumala vägi pole meie jaoks küllaldane. Sellepärast on Jeesus kõiges kiusatud otse kui meie, Hebra 4.15. Ta talus iga katsumust, millesse meie satume. Ta ei kasutanud enda heaks mingit väge, mida meile ei pakutaks. Tsitaadi lõpp. Nii et Jeesus on Jumal meiega igas mõttes. Mitte lihtsalt selles, et ta tuli meie keskele, et ta elas meie keskel, vaid et ta mõistab täielikult, sest ta oli kiusatud nagu meie. Ta on tõesti Jeshua, Jumal päästja. Ja ta ohverdas ennast veatuna sellepärast, et meil oleks võimalus. Et meie, kes me täna siin oleme, meie, kes me oleme võtnud tema vastu, me oleme selle võimaluse vastu võtnud. Aga kui palju on neid, kes sellest võimalusest ei tea, kes ei mõista, et Immanuel, Jumal meiega, on Jeshua, Jumal päästja. Ja Jeesus armastas jutustada lugusid tähendussõna vormis. Mina tahan ka laenata ühe tähendamissõna, sellise kaasaegse tähendamissõna, mida ma kunagi lugesin, aga ma kahjuks ei tea enam selle tähendamissõna, või ma ei mäleta enam selle tähendamissõna autorit ja natuke selle tähendamissõna. Ilmselt ma annan seda edasi nii, mitte päris nii, nagu originaalis oli, aga see lugu aitab mõista, mida Immanuel isiklikult tähendab. Et kui Jumal paneb meie ette sellise pildi sellest, siis mõtleme meie kaasaegsete sümbolite või vormis, mida tähendab Jumal meiega ja Jumal päästja. Ja see lugu räägib ühest mehest, kes on korduvalt saanud kutse õhtusöögile ja ükskord otsustab minna. Ja kui ta jõuab sinna kutsel näidatud aadressile, siis ta vaatab, et see küll ei saa olla õige koht. Et see ei ole küll selline koht, kus mind keegi ootaks või päriselt mind keegi tervitaks. Ja ta vaatab ennast, vaatab seda kohta, vaatab neid inimesi seal läbi akna, kes seal on ja vaatab oma neid riideid ja kortsus ja milline ta ise välja näeb ja mõtleb, et ei, kuidas ma sinna lähen. Ja siis ta tuleb meelde, et kutsel oli kirjas, et tule sellisena nagu oled. Peorõived ei ole nõutud. Ja see järel aadress ja aadress on õige, et on õige koht.
sel nädalal kohtusin ühe India naisega, kes oli Eestis nagu sellisel visiidil ja rääkis kõige kohutavast kogemusest, kuidas teda kutsuti õhtusöögile restorani Horisont. Ta oli küsinud 5 erinevalt inimeselt, et mis on see dress code, et mida ta selga peab panema. Kõik ütlesid, et see oli tavaline, et liht casual nii-öelda. Ja siis ta oli sinna kohale jõudnud villamütsis, suures kampsunis ja tennistes ja kõik olid olnud ümber laua lipsude ja lausa õhtupleitidega. Ta ütles, ta tundis ennast nii närusena. Nii et see mees tundis ennast tõenäoliselt samamoodi või veel hullemini. Aga aadress oli õige koht. Ja ta näeb seal sees neid puhtalt hästi riides inimesi, nagu tõenäoliselt seal restoranis Horisont rikkalikult kaetud lauadega inestamas ja vaatab ennast, et ma ei sobi siia mitte kuidagi, et riided ei sobi, aga et must olen ja haisen ka, et ta oli püüdnud ennast küürida, aga kuidagi nagu ei suuda. Mustus hakkab pooridesse ja seda ei saa välja. Aga need sõnad seal kutsel, et peorõivad ei ole nõutud, et tule sellisena nagu oled, see nagu ikkagi ei lase temast lahti ja ta otsustab üritada. Võtab julguse kokku ja teeb selle peosaali ukse lahti. Ta võtab vastu naeratav portier, sõbralik, küsib ära, mis on teie nimi. Ja ta ütleb, et Peeter Tamm. Nendel pilt maas, et äkki on mingi eksitus, et äkki me ikkagi ei ole siia päriselt kutset saanud. Aga portier ütleb, et väga tore, meil on laud teie nimele reserveeritud ja siis ta läheb niimoodi surub veel käsi pintsaku taskusse, et äkki saaks kuidagi kortsud välja, et natukenegi ennast paremini seal tunda ja kuidagi kohmetult siis läheb sinna laua juurde ja vaatab, et tõepoolest laua peal on kaart tema nimele, laud reserveeritud. Peeter Tamm. Ja istub maha, vaatab menüüd ja menüüs on igasuguseid huvitavaid asju. Menüüs on pakkuda rõõm ja rahu ja kindlustunne, lootus, armastus, usk, halastus. Ta saab aru, et see ei ole nagu mingi tavaline söögikoht. Ja mõtleb, et huvitav, mis selle restorani nimi on. Restorani nimi tavaliselt on menüü peal, vaatab, restorani nimi on Jumala arv. Tuleb kelner, nagu ikka tellimust võtma ja ütleb, et lisaks menüüle me väga soovitame tänast päevarooga. Et meil on selline eriroog, millega te saate maitsta kõike seda, mida menüüs on. Ta mõtleb, et kuidas see võimalik on, tõesti kõike seda, mis menüüs on. Tekitab teil nalja. Siis küsib, aga mis see päeva eriroog ikkagi on? Läheb juba tõesti niimoodi elevile või erutunult ja kelner vastab, et tänane päeva eriroog on lunastus. Mina võtan selle päeva eriroa, aga nii pea, kui ta selle välja hüüab, siis kuidagi nagu rõõm kaob ära. Ja selle asemel tuleb valu ja kahetsus ja ta ütleb sellele kellerile, et vaadake mind. Ma olen täiesti must ja räpane, et ma ei vääri ju tegelikult seda. Et ma tahaks seda kõike, aga mul ei ole võimalik selle eest maksta. Ma ei saa seda endale lubada. Ja seepeale ütleb kelner talle naeratades, et aga see ei ole probleem, sest arve on teie eest juba makstud. Arve maksis see mees seal poodiumil, kelle nimi on Jeesus. Ja vaadates sinna poodiumi poole, märkab ta ühte erilist inimest, kelle sära täidab ruumi nii, et isegi raske on tema poole vaadata. Ta tõuseb lauast, läheneb sellele mehele ja ütleb väriseval häälele, et aitäh, et olete minu eest maksnud. Ma proovin teile tagasi maksta, ma pesen nõud, ma pühin põrandat, ma kannan prügi välja, et ma teen kõik, mis ma suudan, et selle eest tasuda. Ja Jeesus sirutab oma käed talle ja ütleb naeratades, et sul ei ole vaja seda teha. Et see kõik kuulub sulle siis, kui sa lihtsalt tuled minu juurde. Kui sa palud mul ennast puhastada, siis ma teen seda. Kui sa lihtsalt soovid minu lauas istuda, siis
siis see kõik on sinu oma. Pea meeles, et see laud oli ju sulle algusest peale reserveeritud. Ja kõik, mis sinult nõutakse, on see, et sa selle vastu võtad. Ja hämmastunult langeb mees Jeesuse jalge ette ja palub, et puhasta mind. Ja sellel hetkel, kui ta seda palub, kuuleb sõnu, et see on lõpetatud. Ja nende sõnadega näeb ta, et tema riided, need räbalad, mis ei sobinud kuidagi sinna keskkonda, millega oli kehv tulla ja millega oli halb seal istuda, on asendunud valge rüüga. Kõik see raskus, mis teda rõhus ja mis teda seda päevarooga lunastust vastu võttes pani ahastust tundma, see on asendunud sellise kergusega. Ja ta saab istuda Jeesusega ühes lauas. Tänane see päeva eriroog on serveeritud, ütleb Jeesus. Lunastus kuulub sulle. Ja kui see pidusöök, millest on piiblis ka mitu tähendamissõna, sest et Jeesus kutsub, mitte lihtsalt ei kutsu, vaid ta koputab ukse taga. Ja meie osa on ainult lahti teha ja siis ta tuleb ja sööb õhtust ühes meiega. Kui see pidusöök on läbi ja mehel on aeg tagasi minna välja maailma, siis ütleb Jeesus talle midagi, mida ta mitte kunagi oma elus enam ei unusta. Ta ütleb, laps, kas sa näed neid tühje laudu siin õhtusöögil? Ja, näen küll. Mida need tähendavad, kelle jaoks need on. Jeesus vastab talle, et need on samamoodi nagu sinul oli reserveeritud laud, need on reserveeritud inimestele, kes ei ole veel seda kutset vastu võtnud. Kas oleksid nii hea ja annaksid need kutsed edasi inimestele, kes ei ole veel meiega ühinenud, palub Jeesus. Muidugi vastab mees ja võtab need kutsed enda kätte. Minge kõigi rahvaste juurde, ütleb Jeesus, kui mees pöördub lahkuma. Sellest tähendamissõnas selles loos, kelle autorit ma tõesti ei tea, on minu jaoks kirjas kõik see, mida Immanuel tähendab. Et on Jumal meiega iga päev. Jumal, kes sai inimeseks. Jumal, kes võttis inimolemuse selleks, et anda meile nende räbalate, mis sümboliseerivad tegelikult meie olemust, meie vatte, anda selle asemel valge rüü. Ja me ei ole seda ära teeninud. Me võime pakkuda selle vastu mida iganes, aga milleks, sest see on tasuta. Ta tõepoolest on Jeshua, Jumal päästja. Ja mitte lihtsalt ei kutsuda meid sisse, vaid ta tahab anda meile koha oma lauas, oma pidusööma ajal. Ta ütleb seda selgesti. Ja ta mitte lihtsalt ei oota meid, vaid ta koputab, et me laseksime teda sisse. Aga kui meie oleme selle vastu võtnud ja me siin kõik oleme võtnud selle kutse vastu, oleme piltlikult öeldes istunud sinna lauda, kus on alati olnud meie nimi, mis on alati meie jaoks olnud kaetud, siis tal on üks ülesanne meile veel. Kõige olulisem ülesanne neile, kes on kutsutud ja valitud. Minna selle rõõmusõnumiga maailma kuulutama neile, kes veel ei tea, et neid ootab laud, kus on nende nimi ja kus kõik see, mis menüüs on vabalt kätte saadav. Ja mul on lõpetuseks üks isiklik lugu jagada. Ja see isiklik lugu see alguse peaaegu aasta tagasi, kui Jumal hakkas mind ette valmistama ühe kalli inimese lahkumiseks. Selleks ei ole mingisugust tugevat meditsiinilist põhjust, miks ma peaksin arvama, et see lahkumine on ees, aga see Jumala hell nügimine selles suunas, et mind valmistada selleks,
on olnud nii ilmne, et seda ei saa vääriti mõista. Ja kui ma ühel hetkel siis Jumalale kurtsin, et ma ei tea, kuidas ma ilma temata hakkama saan, siis ta justkui nagu piltlikult pani käe õlale ja ütles, et nüüd sa mõistad, mida mina tunnen iga kord, kui ma pean kellestki teie seast igaveseks lahkuma. Ja ma ei mõtle, et ma päris lõpuni mõistan, sest et need lahkumised, mis siin maailmas toimuvad, nendes on alati lootust, kui inimesed lähevad Kristuses puhkama. Aga tema kogeb armastava lähedase igavest lahkumist iga kord, kui keegi lahkub ilma selleta, et ta oleks teda vastu võtnud. Nii et motivatsioon edasi anda seda, et meil on päästja, et meil on päriselt Jumal meiega, et meil on Ješua, saab tulla ainult siis, kui me kõigepealt mõistame, kes tema on ja mida ta meie jaoks on teinud, aga ka siis, kui me armastame teda nii palju, et meil on valus mõelda, mida tema tunneb, kui keegi tema omadest, keda ta armastab, on igaveseks kadunud. Nii et kui Jumal ütleb, või kui sõna ütleb, et armastada Jumalat üle kõige, siis mulle tundub, et see ongi asja võti. Ka kuulutada Immanuelist, kuulutada Jumalast meiega saab siis, kui teda tunda ja armastada üle kõige. Siis on sellel kuulutusel mõju, siis on sellel kuulutusel vägi. Luuka 19:10 ütleb selgelt, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. See on olnud alati tema tulemise mõte.